No ma nüüd ei oska päris täpselt öelda, kas peaminister ei saanud aru, mis on meie arupärimise taustaks oleva probleemi sisu, või ta tegi nägu, et ta ei saa sellest aru. Aga igal juhul mulje jäi, et kumb vastab tõele. Ja nüüd kordame siis üle, milles see probleemi tuum seisneb. Probleemi tuum seisneb selles, et põhiseaduse kohaselt on ainult Riigikogul otsustusõigus seonduvalt sellega, kas viia Eesti kaitsevägi sõjalisele operatsioonile või mitte, välismissioonile, sõjalisele välismissioonile. Sellist otsust ei saa langetada valitsus ja sellist otsust ei saa langetada ka president. Põhiseadus ütleb seda täiesti ühemõtteliselt ja selgelt. Ei tohiks ju olla raske aru saada, et kuni Riigikogu ei ole vastavasisulist otsust langetanud ega isegi seda küsimust arutanud, ei saa valitsuse esindajad käia maailmas ringi ja anda avalikke kinnitusi teistele riikidele ja et Eesti on valmis panustama sellisele sõjalisele missioonile kuni kompanii suuruse üksusega. No ei saa. Sama ebaloogiline oleks see, kui mina käiksin ringi ja ütleksin, et Kristen Michal on valmis tagasi astuma. Ja siis kui Kristen Michal küsib minu käest, et kuule, mis juttu see mees räägid, et sinul pole õigust üldse sellise kinnituse minu eest anda, siis ma ütlen, ei no muidugi seda eeldusel, et ta ise langetab vastavasisulise otsuse, eks. Jabur ju. Mina ei saa anda selliseid kinnitusi Kristen Michali eest ja täpselt samamoodi ei saa valitsus anda selliseid kinnitusi ilma, et Riigikogu oleks vastavasisulise otsuse langetanud. Ja kui ma nüüd küsisin peaministri käest, et kas võib olla, et välisminister on andnud vastavasisulised kinnitused rahvusvahelisel tasandil teistele riikidele, tuginedes asjaolule, et Riigikogu on igal aastal sügisel võtnud vastu sellise otsuse, millega antakse valitsusele blanketne volitus viia Eesti kaitsevägi sõjalisele missioonile kuni 100 kaitseväelase ulatuses, eeldusel, et jutt käib siis NATO liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO poolt juhitavast missioonist ja missioonist, kuhu me siis panustaksime esmakordselt, siis peaminister tegi natuke sellist nägu, nagu ta ei saaks aru, mida ma küsin. Aga küsimus on ju väga lihtne ja väga selge. Võib ju olla, et välisminister käibki maailmas ringi ja ütleb, et Eesti on valmis panustama Ukrainasse kaitseväe lahinguüksuse saatmisega, tuginedes sellele veendumusele, et tegelikult valitsus juba lähtubki eeldusest, et Riigikogu poolt on neile selleks volitus antud läbi selle blanketse volituse, mis siis ka eelmisel nädalal uuesti siin parlamendisaalis ära vormistati. Ja see on väga tõsine küsimus. Ma arvan, et avalikkusel on ka täielik õigus teada, just nagu on ka Riigikogu liikmetel täielik õigus teada, kas valitsus siis lähtubki sellest eeldusest, et nad ei pea tegelikult mingit täiendavat volitust Riigikogult küsima. Kui ma nüüd õigesti kuulsin, siit vahetult enne puldist lahkumist peaminister osutas, et vist Vooglaid ja Helmed hästi ei kuulnud, kui ma rääkisin, et valitsus tuleb küsib Ukrainasse lahinguüksuse viimiseks Riigikogult konkreetset volitust. No tore, kui see nii on. Aga siiski tuleks vastata ka küsimusele sellest, kas seda blanketset volitust põhimõtteliselt nähakse ka juba piisava alusena vastava käigu astumiseks või on ikkagi sedasi, et seda ei peeta sellise sammu astumiseks piisavaks. Ma arvan, et see on väga oluline küsimus, millele tuleks anda väga selge vastus ilma igasuguse keerutamiseta. Ja kui peaminister ütles vastuseks küsimusele, et mida on plaanis teha, et rahvusvahelisi partnereid informeerida sellest, et välisminister on andnud kinnitusi ületades oma volitusi ja seetõttu nendel kinnitustel ei ole ka õiguslikult siduvat jõudu Eesti Vabariigi suhtes, siis saime kuulda, et Eestil ei ole kavas loobuda Ukraina toetamisest. No me ei ole sellist asja küsinudki. Me küsisime hoopis midagi muud ja me ei hakka küsimust kordama. Samuti, millele tuleb tähelepanu juhtida, 3. küsimuses sisaldub alaküsimus I, kas missiooniks peaks olema saadud ka Venemaa nõusolek. No peaminister tegi nägu, nagu see oleks kuidagi hirmus kohatu küsimus, et mis ajast nüüd peab siis Venemaa nõusolekut küsima selleks, kas rahuvalvemissioon saata Ukrainasse või mitte. Nagu eelnevalt ma kasutasin, see on standardne praktika rahvusvahelistes suhetes, et rahuvalvemissioonideks on kõikide konflikti osapoolte nõusolek. Ehk kui ollakse valmis saatma Eesti kaitseväe üksus Ukrainasse ka olukorras, kus Venemaa nõusolekut ei ole, siis põhimõtteliselt ei saagi rääkida rahuvalveüksusest, vaid siis me sekkume konflikti osapoolena sellesse konflikti ja see on kvalitatiivselt midagi sootuks muud. Ja sellega kaasnevad Eesti Vabariigi jaoks ka sootuks teised järelmid. Nii et ei ole mõtet teha sellist nägu, nagu see oleks kuidagi kohatu küsimus. See on vägagi oluline küsimus, millele tulekski anda väga selgesõnaline vastus. Aitäh!